Nüüd puhume paar sõna munajuttu. Annan sõna kanale. Päkk-päkk, tervitus meie munatjuubist. Kaka, söö muna, siis oled rebel. Nakk, nakk, meie front on muna. Aitäh sissejuhatavate sõnade eest kanaemandale. Tänases osas siis keedame muna ja sööme muna. Meil on siin üks pakk mune. Need on Eesti munad. Tegelikult on see kauplusest täiesti juhuslikult valitud munakarp. Sina võid osta oma munad otse talust või farmist. Eriti vägev oleks see, kui sul oleksid omal kodus munejad kanad. Selles karbis on 10 muna. See on tüüpiline muna. Täna siis teeme keedetud muna. Muna keetmiseks peab sul olema metallist nõu või pott või kopsik, kus vesi ja munad keemise ajal sees püsivad. Munad pane poti sisse, pane kohe mitu muna, pane 3-4 muna, sest keedetud muna säilib päris hästi külmkapis. Sa võid nimelt keeta mune varuks, sa ei pea need kõiki kohe ära sööma. Munad aseta külma vette, lase veel keema minna. Muna keetmise algust loetakse vee keema mineku hetkest alates. 90. aastal elasin mõnda aega Saksamaal. Seal oli kombeks teha 2 minuti munasid. Muna kees 2 minutit, siis lõigati munal teravam ots pealt, raputati soola peale ja muna söödi lusikaga seest tühjaks. Jah, aga meie valmistame 5 minuti muna. See on kõva muna. Jätagi meelde, et sakslased on pigem vedela munarahvas. Eestlased on kõva munarahvas. Nii, kõige paremini saad keeduaega ajastada oma Nokia telefoniga, kus on lisaks ussimängule olemas stopper. Vesi läheb keema, pane stopper käima ja kui 5 minutit saab täis, pane kell kinni ja võta pott pliidilt. Peale keetmist tuleks munad üle valada külma veega, sest see aitab koorel paremini lahti tulla. Muuseas, viimastest uudistest siis nii palju, et Suurbritannias on nii, et kui munapolitsei või ütleme vihased taimetoitlased märkavad kuskil munakõnet, siis tuleb munakõnes kahtlustataval ilmuda ülekuulamisele. Mitteilmumise korral kuulutatakse kana tagaotsitavaks ja ta võidakse munemise pealt vangi panna. Jah, sama lugu on Saksamaal, kus võeti vastu lausa üle-euroopaline munakõneseadus. Et siis nii karm värk käib arenenud Euroopa riikides. Meie ei lase hirmul enda üle võimust võtta, sest nüüd on meie munad valmis koorimiseks. Enne veel tutvustan ühte asja, milleta mina munasöömist ette ei kujuta. Päkk-päkk, kus muna seal soola Õige, kana, väga õige. See sool siin sisaldab 50% vähem naatriumi ja on jodeeritud. Suurepärane. Niisiis, muna koorimist alusta sellest. Koksi muna vastu taldrikult või lauda.
selle tulemusel munakoor praguneb. Pragunenud munakoore pead sa sõrmede abil muna küljest füüsiliselt eemaldama ja kesta alt tuleb välja ilus valge muna. Miks muna süüa? Eks ikka selleks, et munas on palju inimesele vajalikke aineid. Ja teine põhjus, see on lihtsalt nii maitsev. Lihtne. Munasöömist ei pea häbenema. Pigem vastupidi. Söö muna ja ära karda seda teistelegi näidata. Meie söömegi muna ja oleme selle veel uhked. Muuseas, keegi küsis minult hiljuti, mida teha, kui tsakrad on paigast ära? Mis aitaks? Ja sellele küsimusele vastab meie kanali ametlik munaterapeut doktor Kana. Kaka, söö muna, siis on su tsakrad paigas. Kaka, pak. No nii, kuulsite? Nende kuulsate sõnadega täna lõpetame. Ja tõesti, inimesed, ausalt, sööge muna. Muna on tervislik. Ei muud.